Ja nüüd on siis meil viimase ettekande aeg ja siia ma palun rääkima tarneahelate juhtimisest. Illimari, kes tegelikult on meil, mis see oli siis, proloog, Eesti ostu- ja tarneahelate juhtimise ühing, üks initsiaatoreid ja asutajaid ja kes on vist kogu oma elu seda asja ajanud, eks ole, võib vist niimoodi öelda. Et peaaegu kogu elu seda asja ajanud, töötanud ka näiteks sellises suures logistikafirmas nagu Maersk Eesti pealikuna ja paljudes muudes kapatsiteetis erinevates funktsioonides, aga alati ühel või teisel viisil on see seotud, eks ole, tarneahelatega. Tarneahel on muutunud vahetuks tootmisprotsessi osaks tänapäeva maailmas, nii et Illimar, floor is yours. Aitäh, Raivo. Tere õhtust ja lubage mul esmalt õnnitleda kõiki saalis viibivaid ettevõtjaid tänase esimese ettevõtjapäeva puhul. Palju õnne! Raivo tegi sellise lühikese sissejuhatuse juba ära, põhjendamaks, miks ma siin olen rääkimas tarneahelate teemal. Ma ütlen jah, et see on valdkond, milles ma elan ja hingan juba viimased 20 aastat. Täna minu ettevõtte Sensei tegeleb ühe väga kitsa nišiga tarneahelas, selleks on õhumüük. Täpsustan, et müüme kuiva õhku ja müüme tugevat õhku mööblitootjatele seal hulgas. Kuiv õhk tähendab seda, et me ennetame niiskuse probleeme, mis on tingitud kondensaadi tekkest, kas siis teie kilepakendi sees või merekonteineris. Tugev õhk tähendab seda, et me müüme õhkpatju ebamugavate koormate kinnitamiseks, kas siis merekonteinerites, raudteevagunites või ka veoautokoormates. Aga lähemalt saate kodulehelt Sensei.ee teada, nii palju reklaamist. Täna ma räägin teile, või mind paluti rääkima, tarneahela juhtimise võimalustest mööblitootmises ja trendidest. Selleks, et minna võimaluste juurde, ma alustan siiski trendidest, ehk räägime kõigepealt, kuhu on mööblimaailm liikumas ja kuidas selle maailmaga on mõistlik kohaneda, kuidas kohanevad liidrid. Viidates liidritele ma toon siin sisse mitmeid laenatud slaide paari nädala eest Stockholmist saadud ühelt esitluselt, kus teie üks, ma kujutan ette, et maailma suurim konkurent ja turuliider IKEA Industry esitles enda tarneahela ja kogu ärifilosoofiat. Päris ilusad illustratsioonid, mida saate põhjalikult juba kodus uurida, lugeda peenikest kirja sealt pealt, kuna aeg ei võimalda meil kõike pulkadeni lahti siin võtta praegu. Kuhu läheb siis mööblitootmise maailm, mööbli müügimaailm, mööbli tarbimise maailm? Üks on selge, et selliseid nagu uhkeid losse ja kabineite sisustatakse üha harvem. Siin on saalis ka palju erimööbli valmistajaid, nii palju rõõmustuseks teile, et teie maailmas väga palju midagi muutumas ei ole, et erimööblid nii nagu osteti vanasti, nii ostetakse tõenäoliselt ka tulevikus ja seal kehtivad täiesti omad reeglid. See, millest ma edaspidi räägin, see on valdavalt selline nagu laiatarbekauba masstoodangut puudutav, kus siiski tehakse valdav lõviosa globaalsest käibest. Ehk elukaar kui selline lüheneb. Kiirmood on jõudnud ka mööbli valdkonda, seda te olete tõenäoliselt tähele pannud, et väga kvaliteetselt, väga kallist õnnestub müüa üha harvem ja pigem eelistatakse tarbija poolt osta odavaid ja lühiajaliseks kasutuseks, suhteliselt lühiajaliseks kasutuseks mõeldud mööbliesemeid. Ostukogused on vähenenud, enam ei sisustata terveid maju, tube, kortereid korraga, vaid ostetakse 1-2 tüki haaval ning tõsiselt on ka turukäitumist, tarbijakäitumist muutnud tehnoloogilised võimalused, eelkõige siis interneti ja online-kaubanduse areng. See on nüüd omakorda teie otsese kliendi, kelleks on sageli siis mööblikaubandus, ettevõtted, jaemüügiketid. Nende äri on pannud sellise tõsise katsumuse ette, et mismoodi nemad suudavad konkureerida online äriga. Nad tulevad sellega kaasa loomulikult, nad arendavad multikanali business, ehk neil on olemas nii müügisaali kaupluse ärimudel, kui ka nad pakuvad siis kõrvale online mudelit. See online äri mööbli businesses on tegelikult suhteliselt ulmevaldkond, mida veel üsna hiljuti ei kujutatud ette, et mismoodi inimesed hakkavad mööblit internetist ostma. Täna te tõenäoliselt saate tõdeda, et see on nii ja see tõenäoliselt hakkab aina rohkem nii olemagi.
Kus on nagu väljakutsed ja komistuskivid, need on eelkõige sellel viimase milli tarnel, ehk mismoodi konkurentsivõimelise hinnaga suuta teostada see viimane tarne nii-öelda viimasest laost või viimasest ladustamiskohast siis tellimuse esitanud kliendile võimalikult kiiresti, võimalikult väikeste kuludega. Selle teemalisi artikleid võite lugeda nagu ka päris hulga, et mismoodi seda on erinevates valdkondades tehtud. Mööbli puhul on seal teatavad nagu lisakomplikatsioonid ehk mööblit ei saa esiteks paljude muude asjadega koos transportida, kuna teised kaubad võivad mööblit kahjustada. Mööbli käsitlemine terminalides on ohtlik, sest iga tõstuki tõste võib kahjustada teiega siis mingit plaati, mis iganes nurk on läinud ja terve komplekt on tegelikult kasutu. Nii et sisuliselt seal on teil omad olulised kitsendused, ehk te ei saa nagu minna nagu seda teed, mida läheb pesupulber või šampoonifirma. Mis on nüüd üks oluline aspekt, millele muulgas ka siis mööbli puhul tasub tähelepanu pöörata, mida sageli alahinnatakse ja võib-olla tõstetakse käed liiga vara püsti, on see, et kiirus maksab. Me kõik teame, et maksab, aga ei pöörata väga palju nagu tähelepanu sellele, et tegelikult tarbija on nõus sellest ka maksma. Ehk küsige rohkem raha. Kui on vaja kiiret tarnet, küsige teist hinda natukene. Pakkuge, et siin on meil standardlahendus, aga siin on kiire tarnet. Hind on teine. Mingi turusegment vajabki just seda. Ta vajab kiiret tarnet ja ta on nõus selle eest maksma. Mis on veel sellise nii-öelda tarbija käitumise muutumise üks nagu peavalupooli, see on nagu, et mida kergem on nagu osta, eelkõige siis online'ist või veebikauplustest, seda kergem on ka tagastada. Valisin välja mingisuguse riiuli, kapi, diivani, toodi kohale, vaatasin, päriselt ei ole päris see, nagu pildi peal tundus, saadan tagasi. Ehk kõik on tehtud väga lihtsaks ja tarneahelale tegelikult see tagastusvoog, see on nagu, see on ikka väga suur väljakutse, et kes sellega kokku puutub igapäevaselt, et tõenäoliselt noogutavad praegu pead, et ei ole seal midagi toredat. Kuhu siis sisuliselt liigub tarneahela juhtimine tulenevalt eelloetletud tarbijakäitumise muutusest ja tarbijakäitumise muutuses ilmnenud ja ilmnevatest trendidest? Üks on ühene, et see surve tarneaegade lühendamisel ehk kliendid ei ole enam nõus ootama nädalaid, nad tahavad nüüd kohe ja homme ülehomme mingi 48-24 tundi peab olema tarne alates kliki ja makse sooritamisest. Ning teiseks nõudluse volatiilsus kasvab ehk ühest küljest see nii-öelda ajakompressioon, teisest küljest ei tea mitte keegi kunagi ette enam prognoosida, millal tarbija tellib, mida ta tellib, aga ikkagi ta tahab kohe selle kätte saada. Need kaks nähtust on kutsunud esile arvestatava varude kasvu, sest et konkurents on teadupärast tihe, kui sul ei ole laos kohe anda, kui tarbija öösel tahab midagi kusagil tellida, laupäeva öösel vastu pühapäeva ja esmaspäeva hommikul kätte saada ja sinul ei ole seda laos näidata, siis konkurendil tõenäoliselt on ja see ongi ajendanud nii-öelda müüjaid ka minema üles oma laoseisudega, selleks, et praktiliselt pakkuda kogu aeg kõigile kõike, mis tähendab tegelikult kolossaalset lisakulu ja täiesti nii-öelda liikumist vastupidises suunas vajalikule. Kuidas sellega nüüd siis võideldakse, et mis on selliste nagu progressiivsete tootjate parimad praktikad tänaseks? Teame, et kui probleem on suur, siis midagi tuleb muuta, tuleb asja hakata kuidagi teistmoodi tegema, tuleb olla innovaatiline ja kaks sellist nagu levinuimat innovatsiooni valdkonda, mis täna turul nii-öelda nagu enim silma paistavad, võib-olla neid väga palju rohkem polegi, ongi üks siis on tehnoloogiline innovatsioon ja teine on protsessi innovatsioon. Toon näited. Tehnoloogiline innovatsioon, selle ma toon näiteks siin sama IKEA Industry näite puhul. Tõenäoliselt mööbliinimesed on nii koolis juba kuulnud kui koolitustel kui ka igasugustel erinevatel esinemistel sellisest tootest, kõvamööbli tootest nagu pilliraamaturiiul. Kes ei ole kuulnud, tõstke palun käsi. Kõik on kuulnud. Kõik teavad, et pilliraamaturiiul on läbi ajaloo IKEA enim müüdav artikkel, mida müüakse üle maailma praegu. Loeme 10 sekundit, üks müüdi. Iga 10 sekundit müüakse üks pilliraamaturiiul maailmas. IKEA-l oli nagu küsimus, et kui on nii suure nõudlusega asi, neil oli nagu hind oli, selle toote oma hind oli natuke kõrge. Ja nad vaatasid, et tegelikult et nõudlus on nii stabiilne, kas me saaksime siin midagi teha selleks, et niisuguste analoogiliste, suhteliselt odavate konkureerivate raamaturiiulitega võrreldes me teeniksime rohkem. Ehk klient on meile nõus andma täpselt nii palju raha, ta on läbi aastate meil nii palju raha selle pilli eest andnud, aga kas me saaksime kuidagi oma kasumit maksimeerida läbi selle pilli, mille nõudlust me suudame ka 10 aastat ette prognoosida. Ja mis nad nagu tegid, nad viisid läbi väga tõsise tehnoloogilise innovatsiooni, ehk nad analüüsisid, et mismoodi toodavad nemad, mismoodi toodavad nende konkurendid analoogiliseid raamaturiiuleid ja jõudsid järeldusele, et ühest küljest on väga suur tööjõu
osakaal, ehk nüüd praegu me räägime ka tegelikult selle sama probleemi lahendusest, millest siin esimene pool päeva räägiti, ehk tööjõu nappus. Me räägime sellest, millest räägiti teine paneel ja ka kolmas paneel, see on siis nii-öelda tehnoloogia sissetulek protsessidesse. Nad vaatasid, esiteks on tööjõu osakaal selle pildi tootmisel väga suur ja teiseks on tarneahela, ütleme nii-öelda tellimustarnesükli läbimise aeg on lubamatult pikk. Ja siin on nüüd üks rusikareegel, mille ma soovitan tänasest siit kaasa võtta. Mida kauem teie toode tarneahelas viibib, see tähendab siis seda ajahetkede vahet tellimuse laekumisest kuni tarneni. Mida kauem teie toode seal viibib, sõltumata kus ta viibib, seda kallimaks see toode muutub. Ehk IKEA sai aru, pilli on liiga kaua tootmistsüklis. Selleks, et me saaks alandada oma hinda, nende eesmärk oli alandada oma hinda 20%, tootmise oma hinda. Selleks peame tegema mida? Me peame tõstma tsükli läbimise kiirust. Nad analüüsisid kõiki võimalusi, võtsid läbi kõik liinid, kõik jutud, vaatasid, et puhtalt, ütleme, protsessi innovatsiooniga me siin ei pääse. Meil on vaja tehnoloogilist innovatsiooni. Mis oli lahenduseks? Kui keskmine analoogilise raamaturiiuli tootmise liini kiirus on 40 meetrit tunnis, siis IKEA tellimusel arendati välja ja ehitati automaatne tehas, pillitehas, mille liini kiiruseks on 120 meetrit tunnis. Vaadake, otsige YouTube'ist selle tehase videoid. Ainuüksi pakendamistehas, mis neil on selles nii-öelda pillitehases, on eraldi veel pakendamistehas Motoman robotite peal. 18 Motoman robotit. Inimesi pole, 2 inimest on sees, kes opereerivad 18 Motoman robotit. See on ainulaadne maailmas, sellist teist mööbli pakendamistehast ei ole olemas, seni veel. Et IKEA on, mina julgen öelda, et kui Elkotech oli kunagi Eestis nii-öelda tarneahelate õppimise koolituskeskus, siis IKEA on mööblitööstuse koolituskeskus ülemaailmne. See filosoofia, mida need inimesed seal valdavad, ammutage seda januga, kus iganes teil võimalused avanevad. Need pildid, mis ma pärast näitan, ma usun, et need selgitavad ise ennast. Ehk see on näide tehnoloogilisest protsessi, tehnoloogilisest innovatsioonist, kus investeeriti meeletu raha ja hakati tegema midagi oluliselt odavalt ja see 20% pilliriiulite oma hinda tuli alla. Teine protsessi innovatsioon, nagu me rääkisime, surve tarneaegade lühendamisele on kahepoolne. Ühest küljest teil oma endal neid lühendada selleks, et alandada kulusid, teiseks ka klient ei ole nõus kaua ootama. Protsessi innovatsiooni hea näide tuleb Ameerika Ühendriikidest. Pehme mööbli valmistamine tellimuspõhisena. Tarneaeg enne tellimusest tarneni 11 nädalat. Miks? See toodeti Hiinas valdavalt. Tarneaeg pikk. Tuli tellimus, edastati tellimus Hiinas otsiti kokku materjal, toodeti, tarniti, loeme nädalaid ja nii see tuli, keskmine 11 nädalat. Täna 3 nädalat. Kuidas saavutati? Saavutati läbi selle, seda nimetatakse nii-öelda edasilükkamise strateegiaks, postponement strategy inglise keeles, ehk tellimuspõhiseks muutub toode viimasel ajahetkel. Sinnamaani tegelikult karkass on ju standardne. Hiinas toodetakse ainult karkasse, pealisviimistus pannakse peale Ameerika Ühendriikides juba, kui on olemas reaalne kliendi tellimus. 11 nädalalt 3 nädalale läbi sellise printsiibi, kus tellimuspõhiselt nii-öelda antakse kliendile ainult lõppviimistletud diivan juba Ameerika toorikute laost, pannakse ümbrus ümber ja tarnitakse, aga prognoosipõhiselt tellitakse kogu aeg nii-öelda tooriksisusid Hiinast peale. See on nii-öelda näide siis protsessi innovatsioonist. Tegelikult tarbija ei saa sellest aru, et midagi muutus. Tema saab aru ainult sellest, et hakkas 3 nädalat 11 asemel lihtsalt tarneaeg olema. 8 nädalat hoiti kokku. Veel trende. Siin oli päris hea foto, oli kellegi ettekandes seinal oli sellest Võru mööbliklastrist. See on tulevik. Ühesõnaga, igasugused logistikakulud. Täna küll on nafta hind, õnneks hakkab jälle sõbralikult rõõmustav olema olla eurosed diisliitrid ja nii edasi. Aga kõik muud kulud seest nii-öelda hakkavad seda kuhjaga kompenseerima, nende kasv see tähendab. Ehk igasugune edasi-tagasi nii-öelda vedamine, lisaks siis tarneahelas olemisele, iga toote lisapuudutus muudab selle alati kallimaks. Iga tõste, iga vedu kusagil, see kõik läheb kallimaks, pluss siis ajakulud on ju. Et mis on nagu ilmne trend on see, et nii-öelda kogu see mööbli tarneahel alates siis tooraine tootmisest ehk siis saeveskist kuni ka lõppviimistletud mööbli tootmisüksusini need nii-öelda üritavad kolida võimalikult lähestikku kokku, et vahelised logistika sellised nii-öelda teljed või õlad oleksid minimaalsed. No, muuhulgas selliseid näiteid tuleb ka meil siin mitte ainult mööblibusinessest, aga see aasta näiteks, kes tegid sellise lükke ära, on Tiki Trailer, üks hea näide, kes kolis oma tootmise sinkpoti kõrvale,
põhimõtteliselt Paldiski logistikaparki ja nad hoiavad seal mingi mitukümmend protsenti saavutasid läbi selle efektiivsuse kasvu, et ennem neil veeti, põhimõtteliselt treilerid veeti tsinkimisele, kus selline Kadaka teel vist oli tootmine kuskil, sealt veeti Paldiskisse siis tagasi ja nii-öelda sellised liikumised toimuvad ka meil. Ning jällegi, viidates IKEA Industry näitele, see on tõenäoliselt ka valdkond, millega te olete isiklikult kokku puutunud, et suured brändi omanikud arendavad oma tootmist. Me ei räägi nüüd mitte IKEA-st siin praegu IKEA kui tarnekett või jaekett ehk IKEA suure brändiga, me räägime praegu nüüd konkreetselt IKEA ühest tütarfirmast, kelleks on IKEA Industry. Ja nüüd on küsimus, et milleks ja millal IKEA asutab sellised tütarfirmad, milleks üldse IKEA-laadsed suured gigandid asutavad endale tütarfirmad. Ja selle pildis, mida te saate siis nii-öelda seda värvilist poolt juba pärast ise nii-öelda põhjalikumalt uurida, ma juhin teie tähelepanu lihtsalt punktile 2. Ehk IKEA ütleb väga avatult välja, et me loome oma nii-öelda tootmisvõimsuse nendes olukordades, kus strateegiliselt tähtsad tootmissisendite kategooriad on kas raskesti leitavad või neid müüvad monopoolses või oligopoolses staatuses olevad ettevõtted. Ja meile see roll ei meeldi. Meile ei meeldi olla sõltuv tarnijast. Meie oleme oma brändi omanik, meie oleme ostja, meie oleme tootearendaja. Kui me leiame, et meil ei ole nagu piisavalt läbirääkimisjõudu tarnijatega, siis me asutame oma võimsuse. Ja see on põhjus, miks IKEA tegelikult toodab teatud asju ise. Ta ei tooda kõike ise. Ta toodab täpselt teatud asju, toodab ise ja seda võite ka nii-öelda jällegi uurida põhjalikumalt, vaadates IKEA kogu sellesse nii-öelda kontseptsiooni sügavamalt sisse. Üldisemaid trende, mitte ainult siis mööblist rääkides, aga üleüldse kogu tootmisest, kogu ettevõtlusest on hakanud ka tippjuhid, kellele siin ohtralt on ettekannetes viidatud, et nii-öelda see juhtkonna pühendumus ja juhtkonna nii-öelda tegelikult, kuidas öeldakse, nagu toetus on kõige A ja O. Nii see on. Ja õnn on nagu tegelikult nüüd tõdeda, et juba sellistes arenenumates maades, kes on meist, mina julgen küll öelda, et mitte 2-3 aastat juhtimispraktikate poole sees, aga kohati 20 aastat pluss sees, et juba nendes riikides on hakatud sinna jõudma, et selline nagu pime silmaklapp nagu ainult kulude alandamiselt on nagu maha hakatud, neid silmaklappe on hakatud eemaldama, on hakatud neid asendama kasumi maksimeerimise kontseptsiooniga. Ehk lihtsalt lahti seletades üks näide on siin ka sealhulgas näiteks sisseost. Ehk tüüpiliselt ikkagi täna veel vaadeldakse nagu organisatsioonis, ostuorganisatsiooni kui mingit kulutekitajat, kulu kohta. Ja põhiline rõhk on neil kulude alandamine, sisseostu kulude alandamine. Võttes nüüd need klapid maha ja öelda ostu inimestele, et kuulge sõbrad, teie eesmärk on tegelikult sama, mis meil, mis siin ütleme tippjuhtidel. Meie kõigi ühine eesmärk on kasvatada ettevõtte väärtust, kasvatada omaniku vara väärtust, sealjuures siis maksimeerides kasumit. Et teeme äkki ühte ja sama asja. Ja siis te hakkate nägema huvitavaid asju maailmas. Hakkavad ilmuma sellised tooted nagu iPhone'id, hakkavad ilmuma iPadid. Maailm hakkab muutuma, miks? Meil ei oleks iPhone'i, meil ei oleks iPadi, kui ei oleks Apple'i ostuorganisatsioonil antud volitusi, et kuule, mine ja suhtle tarnijatega ja küsi, kas neil on äkki midagi innovaatilist olemas, mida me ei oska neilt isegi küsida. Ehk tegelikult teie ostjad on see kontaktpunkt, kes suhtleb teie tarnijatega. Selleks ei ole mingid inimesed, kes teevad strateegiat kuskil kontoris. Selleks ei ole inimesed, kes teevad müügiplaani. Teie ostjad on need inimesed ja tarnijad on need, kellelt võib tulla uus materjal, kellelt võib tulla midagi väga-väga olulist teie ärile, millega te eristute. Ehk kaasake oma ostuorganisatsioon oma kasumi maksimeerimisse. Sellega vist ei vaidle keegi, et tehnoloogia osakaal kasvab kõigis mööblitarneahela protsessides. Absoluutselt. Planeerimisest teostuseni. Ma räägin siin riistvarast, ma räägin tarkvarast, tehnoloogiast tervikuna. See, mismoodi kliendid ostavad, see, mismoodi teie tarnite, see, mismoodi teie arved liiguvad, see kõik on täna kolinud masinatesse. Muuhulgas minu firma päris aktiivselt tegeles viimased 10 aastat koolitamisega, sellest on ka nimi Sensei tulnud. Koolitasin päris aktiivselt tarneahelate, ostujuhtimise, logistika valdkonnas inimesi. Ma olen selle lõpetanud. Jah, ma käin ja koolitan sisetellimuste põhjal, aga ma enam ei propageeri, ma ei promo seda enam. Ma enam ei koolita avalikult ostujuhte, ma ei koolita tarneaheljuhte, miks ma seda ei tee? Sest trendid näitavad, et neid inimesi 5 aasta pärast ei ole enam vaja. Pool saali on siit tühi 5 aasta pärast. Miks? Sellepärast, et teid on asendatud.
nende samade masinatega, nende samade tarkvaralahendustega. Firmad ei vaja enam tarkusi, mida neil täna ei ole. Omanikud ei vaja, kui te täna ei oska, siis täna õppida on juba hilja. Täna õppige ühte asja, õppige kasutama tehnoloogiat, saavutamaks teie ettevõtete strateegilisi eesmärke, sest need on inimesed, keda firmad vajavad homme. Need on konsultandid, kes kutsutakse sisse lühiajaliselt, projektipõhiselt, ütlemaks, et vaadake sõbrad, meie strateegilised eesmärgid mööbliäris on sellised. Nüüd võtke palun kõik maailma tehnoloogia, mis teil on, ja pange see tööle meie eesmärkide saavutamise nimel. Nii, et meil oleks vaja minimaalseid inimesi ja siis õpetage need minimaalsed inimesed välja seda tehnoloogiat kasutama ja siis nii me lähme edasi. Ehk see on homne mudel. Inimesi ongi vähem vaja. Ja see jutt umbes, et see alla 500 euro ei saagi maksta, sõbra, üle ei saagi maksta, mina ütlen, et härra Männikuga kahel käel nõus, tulebki kinni panna see pood, mis ei suuda maksta, ütleme, 1000 eurot inimesele kätest, et teil on valed inimesed tööl. Need inimesed tuleb ära koondada kõik, asendada masinatega ja te saate operaatorile maksta 1000 eurot pluss kuus kätte ilusti. Ei ole probleemi. Ehk spetsialistide ajastu lõpeb. See on fakt. Trendid edasi. Mis ma selle pildiga öelda tahan? Küsimus saalile. Jah. Et see ei ole mitte nüüd, et selline nagu tugitooli trend on tulekul, aga 3D printimine on üks uus trend. Ja see on ka, ütleme, valdkond, mida ei tasu alahinnata. Kui palju nüüd hakatakse välja printima valmis mööblitükke on üks küsimus, aga üks asi, mis kohe kindlasti, mis praegu juba tarnehäälete valdkonnas pead tõstab, see on igasuguste komponentide mööblibusinesses, sealjuures siis furnituuri 3D printimine. Plastikust, keegi enam ei imesta, kui näeb plastikut printivad 3D printerid. Täna on meil Eestis ka olemas esimene metalliprinter, TTÜ-l seda teate, mis prindib 400x700 milli, 40x70 milli jubinat juba. Nii et sellised võimekused tulevad ja tekivad juurde, muuhulgas seal samas Rootsis, kust pärinevad IKEA laenuslaidid, seal ka Ericsson rääkis väga tõsimeeli. Ütles, et need nii-öelda tugijaamad, mida muuhulgas ka Eestis ehitatakse, et tugijaamade nii-öelda hooldus ja kogu see service pool, et seal nad vaatavad väga tõsiselt 3D printimisele, kus nii-öelda tegelikult ost hakkab tulevikus nägema välja nii, et klient laeb alla CAD faili ja laseb oma printerisse, laseb endale jupi välja mingisuguse teenustasu eest. Ehk ütleme, selline jupi äri läheb kolib online'i väga ruttu. Lõpetuseks trendide teemal veel. Ma olen natuke üle läinud, aga teen Raivo töö natuke lihtsamaks. Trendide teemal ma tahaks anda lihtsalt ühe selline nagu silmi avava võib-olla mõtte. Ehk me räägime palju ekspordist, räägime muuhulgas ekspordist Hiina, räägime Austraaliasse, eelkõige muidugi USA-sse endasse. Siin on niisugune nagu huvitavad 3 punkti olen välja toonud, et mööbliäri USA-s on väga suur äri, see on $100 miljardi käibemahuga äri iga aasta. Punkt 2, et made in USA ehk valmistatud USA-s kaubamärk on, seda hinnatakse nii-öelda väärtuseks. Mitte ainult USA-s või Põhja-Ameerikas üldse, aga ka Austraalias, Lähis-Idas, Araabia maades, Tais, Hiinas ja Austraalia mõtlesin juba ära. Ehk väga suurel osa turust. Ja nüüd punkt 3. Ehk selleks, et minna nendele turgudele, äkki ei olegi kõige targem nii-öelda punnida toota kusagil Eestis, on ju, kus on väga palju probleeme, nagu me päeva esimeses osas kuulsime, väga palju defitsiiti, tööjõu, ma ei tea, mille osas veel on ju, äkki on mõistlik vaadata täna hoopis USA turu poole. Ja seesama odav energia tegelikult, mis on siis eelkõige siis loodusliku gaasi näol, ameeriklastel praktiliselt nii-öelda ütleme, et peaaegu tasuta käes, on muutnud maailma nii palju, et tootmiskulud Ameerika Ühendriikides on täna juba lähenenud Hiinale, sest Hiina kulud tõusevad, ameeriklaste oma nii-öelda suhteliselt lähenenud, erinevus on praegu kusagil orienteeruvad 5% veel. Ja mööblitootjal ma soovitan kuhu vaadata, ma soovitan vaadata Põhja-Carolinasse. Miks? Sest Põhja-Carolinasse praegu tuleb mööblitööstus tagasi üle kogu maailma, sest ajalooliselt on Põhja-Carolina on ameeriklaste mööblitööstuse nii-öelda süda olnud, kuna seal on põhimõtteliselt lehtpuumetsad ümberringi ehk tooraine on olnud väga hästi saadaval. Kuhu seal minna, et olla ka nii-öelda logistiliselt õiges kohas, Põhja-Carolinal endal head ookeani sadamat ei ole, neist põhja poole ja Virginia osariik, Virginia sadam, Norfolk. Ehk vaadake seda piirkonda, kellel on tõesti huvid Ameerika turgu valutada või siis ütleme made in USA toodetega ka laiemat osa maailmast, see võib olla üks päris huvitav võimalus ja mõte. Nüüd ka kiirelt mõned slaidid võimalustest. Kuhu maailm liigub? Kuhu liiguvad pioneerid tarneahela juhtimise valdkonnas? Nad liiguvad tootmise optimeerimiselt terve tarneahela optimeerimisele.
Need liinesitlused, kõik efektiivsuse kasvu jutud, kõik peavad vett, kõik jäävad vett pidama, ainult et seda kõike tuleb laiendada nüüd ütleme ühe tehase seinte vahelt üle terve tarneahela. Täpselt samad printsiibid üle kõikide tehaste, toorainest lõpptarbijani välja, IKEA pilt selle kohta kodus vaatate lähemalt. 2 tehast olid kõrvuti, neid optimeeritakse ühiselt, aga see oli lihtsalt fragment, tegelikult viimane slaid on ka, kuidas nad tegelikult visuaalselt näevad ja juhivad oma terviktarneahelat. Planeerimine, analüüs ja pidevad parendused. Eelnesid 2 infotehnoloogia valdkonna ettekannet, ainult saan takka kiita, ei ole midagi muud teha, tuleb tehnoloogiasse minna, sest et seda kõike, ütleme, niisuguses süsteemis, tervikus, jällegi kodus vaatate pilti hoolikamalt, aga seda kõike ohjata paberi ja pliiatsiga ruudulise paberi peal, see ei ole enam võimalik. Ma olen siin rääkinud mööblitootjatega, kellel on aastas on võib-olla tellimusridu mingisugune, korrigeerige mind, aga siin on firmasid, kellel on mingi üle 50 000 tellimusrea aastas, on ju. Ükski Excel ei jooksuta seda enam, see on ammu koos, on ju. Kui me võtame, et teil on tegelikult, et te saaks üldse mingist analüüsi teha, teil on vaja mingisugust 25-30 info välja veel iga rea kohta teada, sest et kui palju teist näiteks oskab öelda, et kui suur on olnud konkreetselt transpordikulu tehasest lõppkliendile iga üksiku tooteühiku kohta, iga ühe mingisuguse riiuli, tooli, kapi, diivani kohta. Ma arvan, neid on jube vähe, aga vaata, seal on tegelikult homsed trumbid. Seal on homsed trumbid, et te põhimõtteliselt rakendate tehnoloogiat enda äri arendamise ette, kasutades siis selleks 2 sõna. Andmekaevandus ja BI ehk Business Intelligence. Sellega ma tahangi, selle slaidiga põhimõtteliselt ma tahangi enam-vähem siin lõpetada. Ehk see on minu sõnum teile. Pöörake oma pilk nendesse valdkondadesse. BI puhul me räägime sellisest asjast isegi mitte nagu lihtsalt andmete analüüs, aga andmete avastamine. See meeletu hulk andmemassiive, mis on teie ERP-süsteemides, on ju, see kõik tuleb panna nüüd tööle. Ehk nüüd peab hakkama vaatama nende meetodite poole, mismoodi nendest andmetest võtta välja info ja selle infoga midagi kasulikku peale hakata. Ja selleks soovitangi, ütleme, tarneahelas konkreetselt on selline, siin laserit vist ei olegi, on selline nagu standardmudel nagu SCORE, ehk see on, ütleme, üks selline nagu lähenemine, mille alusel, millest lähtuvalt andmeid kokku koguda, ehk te saate sealt vihjed, et milliseid andmeid, milliste protsesside kohta üldse teil on vaja koguda, milliseid metrikseid inglise keeles, mida mõõta, mis on oluline otsuse langetamisel. Ja teine asi on ClickView, kui palju kasutavad teist ClickView'd? 1 käsi tõusis saalis. Pange nüüd enda kalendritesse kirja. 28. oktoobril ClickSense, praegu kõige advancem, üldse kõige edasi jõudum ClickView visualiseeritud analüüsi BI vahend, esmaesitlus Eestis, infovara.ee. Siin on ka teile ilusti toodud link ära, ehk ma soovitan, mis see teeb? See on sisuliselt asi, mis tellib teile suvalistest allikatest, teie ERP-süsteemist, ilmateatest, raadiouudistest, teleuudistest, Delfist, Postimehest, kus iganes te ütlete, mis iganes andmebaasidest, mis iganes data warehouse'idest, mis iganes big datast, mis iganes sensorsüsteemidest, turuanalüüsist. Ta tellib teile täpselt selle info kokku ühele ekraanipildile, mida teil on otsuste jaoks vaja. See on nagu ulme, sõbrad, see on tõesti ulme. Te alustate hommikul sellega, te teete oma telefoni või iPadi lahti või Samsung pädi või mis iganes pädi on ju, ja te näete, mis seis on. Võt see on nagu juhi tööriist. Ei ole vaja klaverit, ühte nuppu on vaja, panna see ekraan helendama. Ja te teete kvaliteetseid juhtimise otsuseid, sõbrad, sellega ma lõpetan, eks. IKEA näeb oma pilti päädist nihukesena iga hommik ja iga õhtu, et soovin teilegi midagi analoogilist. Aitäh! Aitäh, Ilmar, energilise ja veenva esinemise eest. Ma isegi ei tahakski midagi su käest küsida. Sa tegid tegelikult ka promotööd ja ma usun, et meie saal võtab seda kuulda ja katsetab järgi ka, eks ole. Mis puudutab IKEA-t, siis ma ei tea, kas sa tead, aga ka siin saalis oli, et jaoks IKEA on niisugune kahetise konnotatsiooniga näide, sellepärast, et IKEA-l on ka nii-öelda mööblitööstusele negatiivset mõju märgata olnud mõneti. Ta loob standardeid, ta paneb nii-öelda ette mudeleid ja mängureegleid, aga teistpidi see tähendab ka, et olemasolevates keskkondades toimuvad muudatused, mis ei ole alati kõige soodsamad. Üks näiteks, IKEA klassikaline võte on, et võtad, kasutad ja viskad ära, eks ole, et nagu sellega peab ka arvestama. Ma tean seda, ütleme, et ma olen IKEA-ga olen läbi aastate päris palju kokku puutunud ja
ja muuhulgas sellest tulenevalt, mille Raivo praegu viitas, on tegelikult IGEA esindatus Eestis ka väga-väga tagasihoidlik. Ehk tegelikult IGEA ärifilosoofia Eesti ärifilosoofiaga ei haaku. Seevastu, ütleme, Leedu-Poola on nende maailmas, Leedu-Poola-Valgevene on nende maailmas suuruselt teine ostu- ja allhanke piirkond Hiina järel. Nii et siin on, ütleme, muidugi ajalooline erinevus on see, et lihtsalt leedukatel ja poolakatel on oluliselt suuremate võimsustega mööblitööstused, kes lihtsalt selleks, et oma utilisatsiooni tasemed hoida seal 85+ peal, nad on sunnitud ka sellist nimetagem seda perversseks allhankeks, nad on sunnitud seda sisse võtma, sest et IGEA mudel ongi selles, et ma mõtlen, et allhankija suhtes perversne, et sa tegelikult teenid 1% kasumit, on ju, sulle tundub, et see on nagu jama, on ju, aga teisest küljest, kui sul ongi vaja mingit seadmet välja osta mingi perioodi jooksul, sul on vaja seda 1% kasumiga stabiilset klienti. Ehk see on alati kahe otsaga värk, aga see on küll tõsi, et IGEA filosoofia Eesti filosoofiaga ei ole head klappi leidnud. Meil on tegelikult väga vähe IGEA tarnijaid, et ma tean, et Vendre on kodutekstiilis, vist on Hansa Kändel, aga öelge, kui on keegi veel, ega ma palju neid ei tea. Okei, aga tänan veel kord ja me saame järgi vaadata sinu presentatsiooniga. Aitäh! No nii, daamid ja härrad, päev hakkab õhtasse jõudma, on tihe ja huvitav päev minu jaoks olnud ja ma loodan ka, et ka teie jaoks. Kui me vaatame, mis me siis täna tegime, saime suure pildi ette, me vaatasime, mis toimub disainimaailmas ja kuidas töötada disainiga. Me rääkisime ühest väga huvitavast turust, mis mõneti loob ka trende ja on ahvatlev oma olemusest ja kasvus ja suuruses Saksamaast. Me vaatasime, mida annab teha või vähemalt saime teatud sisendit selle mõtteviisi jaoks, mida annaks teha või mida võiks teha valdkonnas, mis on jätkuvalt murelapseks selle sektori jaoks, nagu suures osas ka terve Eesti majanduse jaoks, see on tööjõu ja hariduse temaatikasse, migratsiooni vaatasime sisse ja lõpuks kolmandas viimases mudelis rääkisime siis puhtalt tootmiskeskse loogika järgi tootmisprotsessidest, tarneahela juhtimisest ja tarkvara võimalikult efektiivsest kasutusse võtmisest ja siis õpetussõnu saime, kuidas seda teha nii, et mitte haiget ikkagi saada, vaid ainult kasu. Ja sellepärast ma arvan, et nüüd ongi aeg otsad kokku tõmmata. Tuletan teile veel kord meelde, et enne kui me päriselt lõpetame ja läheme siis sealt maitsma head paremat ja kuulama esineid ja vaatama, enne seda ma tuletan teile meelde veel, et avaldus, tagasiside leht ja võimaluse korral ka see eduloo raamatu sooviavaldus, palun laske sinna Lutteri vabriku originaalvineerkohvrisse, selleks, et saaks võimalikult palju kasu ka pärast tänast konverentsi me kõik ühistes huvides. Aga nüüd on mul hea meel kutsuda siia juhatuse esimees, mööblitootjate liidu juhatuse esimees ja Roberti ülesanne on siis öelda paar kokkuvõtvat sõna ja vist ka tänusõna. Nii et ole hea, Robert, tule siia. Tere ka minu poolt, kui kellegi minu käsi ei ulatunud või kellel ma tere personaalselt öelda ei jõudnud. Et kallid sõbrad, et väga tore päev on olnud. Uskumatu, et selline ilus ja aktiivne üritus on tegelikult teoks saanud. Et eks ma jätsin oma esinemise sellepärast lõppu, et kas ma julgen tulla, et vilistatakse välja, eks ju, või siis läks kõik hästi, et alguses ei hakanud kohe tegema. Et täna tuli välja, et näe, mingit vilekoori ei ole, super, et ma olen õiges kohas ja kõik on õnnestunud, et väga hea. Et tegelikult täpselt sellisena ma kujutan ette ka ühte ettevõtet, nagu see konverents täna oli, et tempokas, siis kindlasti hästi tehniline, inimese keskne, inimeste tegevustele suunatud, ja kindlasti ka arengule suunatud, et me arvame või teame või me soovime, et vähemalt, et me teeme kõik asju seda tulevikus paremini ja tõesti, me oleme selleks kõigeks valmis. Kogu see konverents muidugi ei saanud valmis niimoodi nipsu peale, et me siin eile õhtul tulime kõik hambaga kokku ja siis see saigi kõik tehtud. Et see oleks küll tore, kui see nii oleks võimalik. Et esimesed arutelud hakkasid üle aasta tagasi, juba võib öelda juuni-aprillikuus eelmine aasta, ja aruteludest said asjad ja lõpuks on see siis valmis. Aga ma alustaksin tegelikult
tänamist just sellesama ürituse viijaid tänades, nendest inimestest, kes on selline olnud kogu aeg selline back-team, mida me pole võib-olla siin näinud, osasid oleme küll näinud, ja ma sooviksin siis tänada kindlasti Swiss Hotelli, kes oli siis Kätlin Novikov, Vladimir Kapitov, kujunduses ja siis printimise osas olid siis Anke Pikner, Keit Margus, Taavet kohal, siis tahaksin tänada veel tõlke, kusjuures olen saanud siin kommentaare, et maailma parim. Ja täpselt nii ongi, jah, nagu ma saan praegu aru. Ja tahame tänada siis Karin Gerdo Massa ja Kerto Liik. Täname neid. Ja siis on veel videomeeskond Aivo Hannolainen ja tema meeskonnaga. Ja siis ma tahaksin veel tänada Tallinna Tehnikaülikooli õppetooli ja eriti veel Kaarel Saart, sest nemad on tõesti abistanud meil nende ilusate logodega siin. Nii et sooviksin ja siis kogu selle juhendamine toimus siis härra professor Jaan Kersi juhendamisel. Suur aplaus sellele väiksele meeskonnale. Järgmisena ma tahaksin juba tänada siis inimesi, kes on juba rahaliselt natukene panustanud või tähendab ettevõtteid. Ma loen ette ettevõtted, kes siis tegid väikese panuse toetamise näol. Velma Mööbel osaühing, Tempest AS, Süntema AS, Agenda Pro osaühing, Kalla Mööbel osaühing, Nevotex Eesti OÜ, Plaat Detail OÜ ja Ansla Enno AS. Suur aplaus nendele. Sellega ei ole veel kõik läbi. Tänamine ei ole veel lõppenud. Aga nüüd igal juhul ma palun nendel ettevõtete esindajatel, keda ma nüüd nimetan, palun tulla lavale ja mõneks ajaks siia ka jääda. Rektisel osaühing. Palun esindajal siia. Kiirimine, kõik on juba näljased. Ei ole, super. Suur tänu sulle. Kaur Treid osaühing. Palun esindaja siia. Aitäh, Urmas. Ja Standard AS esindaja, palun. Enn just oli siin. Ta läks juba ära. Ja eraldi tahan nimetada veel välja siis meie peasponsorid, kes tegi kõige suurema rahalise panuse aktsiaselts. Mass, palun esindaja. Super, aitäh sulle siin. Ja nüüd siis on tegelikult jäänud viimane sett. Viimane sett on siis inimestest, kes on siis tõesti seisnud selle eest, et see üritus saaks idee tasandil ja vormistamise tasandil saaks lõpuks teostatud. Ja tegelikult ei ole see nii hirmus suurski see meeskond olnud, aga kindlasti mul on väga suur tänu inimesele Raivo Vare, sellepärast, et ta täna oli terve õhtu siin meiega koos päev ja oli moderaator, aga tema ühines ka meiega juba loomise faasis. Tema nõust ja abist oli palju kasu, ta aitas meid, suunas meid, heade kogemustega. Raivo, super, ole hea, tule siia. Suur tänu sulle. Järgmisena on tegelikult Raul Laidvee, kes on juba siin meie juures. Ta on juhatuse liige. Tema on ka kindlasti olnud siin ideede osas just see ülesehitaja kõige suurem. Võttis asju väga tõsiselt ja ta ei vajanud mingit initsiatiivi ega taganttõukamist. Ta oli ise mees õiges kohas, õigel ajal. Aitäh sulle, Raul. Sa saad 2 korda. Järgmisena on siis Peeter Kuum. Peeter, tule siia. On ka mees, kes aitab ja meil selle organiseerimisega pole kunagi probleeme olnud. On tulnud mehed ise vägisi kaasa ja on kõik asjad tehtud. Ja nüüd, sõbrad, viimane hetk. On jäänud ainult üks mees, kes vajab erilist aplausi ja erilist tähelepanu. Ma arvan, et see on Erki. Ilma Erkita, sõbrad, ei oleks siin täna mitte midagi, mitte kedagi. See on olnud super töö, Erki. Suur tänu sulle ja tugev aplaus.
kõik täna õnnestus. aga üks mees on veel, Robert. Jah. See hea mees. Ma olen, jah. Ma olen pool aega sulle ka. Super, sellega ma arvan, et meil on ametlik osa läbi ja jätkame ametliku mitteametlikuga. Meid ootab. Üks tähelepanek veel, et me unustasime tänada tänase ürituse kõige olulisemad võtmeisikud on ühesõnaga saalis istujad, osalejad, keda me unustasime tõesti tänada. Et suur aplaus osalejatele. Ja nüüd on siit, me lõpetame, suur tänu teile, meid ootab seal ees väike eine, klaas veini ja väike üllatus ka muusikalise ettekande osas. Meie toredat nautlemist!